Ja ma ei tea, kas sa juba tead, aga registreerimine üritusele Jornada Sem Tor Coluna 21 on juba avatud. See toimub 11., 13. ja 15. aprillil kell 19. Registreerumiseks ja lisainfo saamiseks leiad osalemislingi videokirjeldusest. Naljakas, mul on see põletustunne. Aga kui ma panen käe jalale, siis mu jalg on normaalse temperatuuriga. See ongi lihtsalt tunne. Kuidas see võimalik on? Eliane, lugu on selline. Põletustunne on tavaliselt seotud närviga. Ja närv, mulle meeldib öelda, on nagu andmekaabel. Kas sul ei ole seda väikest juhet, millega sa ühendad oma telefoni arvutiga ja siis saad saata asju oma telefonist arvutisse ja arvutist telefoni? Nii et närv on nagu see andmekaabel. Vaata seda joonist siin. Siia ma joonistasin enam-vähem inimeseks. Käed, jalad ja siin on aju ja seljaaju, eks? See, mis asub peas, peaajus sees ja see, mis kulgeb läbi lülisamba. Kogu teave, mis sul kehas on, tuleb kuskilt kehast. See siseneb seljaajusse ja jõuab aiu. Puudiaisting, liikumisaisting, soojusaisting, külmusaisting, valu, surveaisting. Seda kõike saad sa tunda ainult tänu närvidele, sellele andmekaablile, mis ühendab sind ajuga. Ja samal ajal on olemas närvid, on olemas väikesed närvikesed, ma panen need siia isegi teist värvi, ma panen need musta värvi, mis tulevad ajust välja. Tuleb läbi seljaaju ja läheb ükskõik millisesse keha ossa. See, mis saadab teavet ajust ükskõik millisesse kehaossa, on see, mis juhib. Minu käsi avaneb ja sulgub, sest minu aju käsib tal avaneda ja käsib tal sulguda. Kas see on õige? Ja see andmekaabel siin on närvid. Näed, kuidas see liigub läbi kogu meie keha? Meie närvidel on see võime liikuda pikki vahemaid ja ikkagi infot edasi anda. Selle närvi kogu teekonna jooksul võib ta mõnes kohas olla surve all. Nii et teda ärritatakse mingil moel. Ja kui see juhtub, siis tekivad meil teatud sümptomid või hakkab närv, mis viib infot aiu, tõrkuma. Ja siis tekib sul põletustunne, mis sul jalas on. Sul on surisemine, tuimus ja valu. Või siis, kui on mingi surve, mingi osa, mis surub neid närve ja ärritab neid närve, siis hakkab tõrkuma see närv, mis viib aju käsu, mis kontrollib näiteks sinu jalga. Siis sellisel juhul kaotad sa jõu, kaotad stabiilsuse ja kaotad võime oma jalga kontrollida. Paljudel inimestel, kellel on diabeet või kes on saanud mõne vigastuse või kellel on mõni muu probleem, tekib see, mida me nimetame rippjalaks. Nad ei suuda enam jalalaba otsa tõsta. See juhtub täpselt sellepärast, et ta on kaotanud selle võime oma jalga kontrollida. See põletustunne, mida sa tunned, ei tähenda, et jalg tegelikult põleks või oleks kuum. See tähendab, et närv, mis viib infot sinu jalast aiu, on mingil hetkel selle teekonna jooksul ärritatud. Midagi põhjustab seda valu, mis ainult tundub selline, aga tegelikult ei ole. Ja nüüd tahan ma sulle näidata 2 viisi, kuidas sa saad seda põletustunnet väga kiiresti kontrollida. Peaaegu nagu võluväel. Võta üks tool, pane video pausile, võta tool ja tule siia. No, kas võtsid tooli, siis hakkame pihta. Need 2 viisi selle põletustunde leevendamiseks, parandamiseks ja kontrollimiseks ma näitan sulle närvi pitsumise probleemide puhul, mis tekivad jala lähedal. Kas on selge? Hakkame siis pihta. Esimene viis, mida ma tahan, et sa teeksid, on see, sa istud jalad ristis ja hakkad töötama jala tasakaalu kallal tervikuna. Selleks hoiab see käsi, mis jääb tallapoole, siit kannast kinni. Teine käsi võtab siit jalalaba pealt, jala selja poolt. Ja sa teed pööravat liigutust. Tõmba kand alla ja varvas teise jala poole.
ja vaheta, nagu pigistaksid lappi. Ühele ja teisele poole. Nii kaugele, kui saad, kuni valu ei tunne. Võta nii, nagu sulle kõige mugavam on. Mõned eelistavad haarata ainult peopesaga ja jätta pöidla välja. Mõned eelistavad kasutada pöialt selle liigutuse juhtimiseks. Oluline on, et sa suudaksid seda liigutust maksimaalselt teha. Võimalikult palju, eks? Ühele ja teisele poole. Sa teed seda keeramisliigutust 20 korda. Kui ma seda teen, siis ma parandan lihaste pinget ja sel viisil ma vähendan seda, kui palju need lihased neid närve suruvad. Kas on korras? Eelkõige las ma näitan sulle siin midagi väga huvitavat. See võib-olla on teine viis sellega töötada. Las ma värvin selle mustaks. Nii, siin jala peal, jala siseküljel, siin on see väike luu. Malleool. Mõnes kohas kutsutakse seda mochotoks. See on nii välisküljel kui ka siseküljel. Ja siin on kand, õige. Nende kahe luukese vahelt lähevad läbi mõned struktuurid. Nende hulgas on närv, mida nimetatakse sääreluunärviks. See innerveerib jalad alla, õige. Seega on tõenäoline, et põletustunne, mida sa jalas tunned, võib olla põhjustatud just sellest kohast siin, kust need läbi lähevad. Kui ma töötan selle keeramisliigutusega, võid see tunduda lihtne asi, aga tegelikult parandan ma sellega sääreluunärvi läbipääsu. Kui probleem on siin, siis tee seda 20 korda ja põletustunne kaob ära, vaata. Nii. Teise harjutusega töötame samuti selle sama piirkonnaga, aga teisel viisil. Selle sama tunneli, selle sama piirkonna kaudu läbivad ka teised struktuurid. Nende hulgas on lihase, mida nimetatakse tagumiseks sääreluu lihaseks, kõõlus. Ja see lihas võib põhjustada palju probleeme meie jalalabas, sääremarjas, sääres ja põlves. Sageli on just see lihas, mis ärritab selle närvi läbipääsu. Mida ma tahan sulle nüüd õpetada, on üks lihtne viis selle parandamiseks. See lihas on nimega tagumine sääreluu lihas. Ja nii parandad sa seal all oleva närvi olukorda, eks? Samamoodi nagu sa praegu istud, võtad sa siit sääre, see on lihtne, see on kõva struktuur, eks? Tugev, tundub nagu sein, nagu betoonblokk, nii et sa tead, et hoiad luust kinni. Kui sa tuled sõrmedega kõndides tagasi, säärelihase suunas, siis ühel hetkel see kõva osa kaob ja muutub pehmeks. Täpselt luu taga kulgeb tagumine sääreluunärv. Seega, liiguta jaldega, vaata sääreluu taga otsas, otsides valupunkte. Tee rahulikult, sest see võib olla üsna valus. Võib olla mõni punkt, mis on valusam, kui sa arvad. Kui leiad valuliku koha, hoia seda survet sellise tugevusega, et tunned kerget valu. Hoia seda survet. 90 sekundit sa tunned, et valu hakkab vähenema. Tundub nagu valu hajub laiali. Ja lihase vastupanu muutub väiksemaks. See muutub vähem pingeliseks. Mul on üks kolleeg, kes ütleb nii. Alguses on tunne, nagu oleks 3. sordi liha, aga lõpuks nagu 1. sordi liha. Umbes nii sa tunnedki. Ja sa otsid kogu selle piirkonna pealt, sääreluu tagant, need valupunktid üles ja lülitad need ükshaaval välja, deaktiveerid iga ühe neist. Nii et tee need 2 harjutust ära ja ära unusta kommentaaridesse kirjutada, mida sa tundsid, kas see aitas sind või mitte, kas põletustunne vähenes.